siis kokku, tulid siia. Siin oli peale sõjajärgselt ei olnud siin mitte midagi sellist, mis siin võiks meenutada kooli, vaid nad tulid siia, hakkasid seda pinda siin ette valmistama, tehti siis elamiseks ruumid, söömiseks ruumid, nii et inimesed, kes siin on õppinud, tollel hetkel on sellest rääkinud, et needsamad ehituspuusepad tolleaegsed siis lõid kokku söögilauad laudadest ja toolid ja tehti sellised söökla ja kogu siis see õppetöö iseenesest käis siis selles samas Laitse lossis, siin ka magati ja töö, mida nad siis tegid, ehk siis praktikaobjekt oli siinsamas kõrval rajatav raadiosaatejaam ja saatejaama hoone valmiski selle praktikatöö käigus. Siin oli ka teisi juhendajaid, aga nii palju siis ajaloolisi fakte, et õppetöö algas 6. detsembril 1947. aastal. Võeti vastu siia siis õpilasi 234 ja siin oli 4 eriala. Mis te arvate, mis need olid ehituslikud erialad? No päris üldehitust ei olnud sellist nimetust. Aga müürsepp oli küll, jah. Üks oli müürsepp. Mis veel võis olla? Puusepp oli, jah. Mis siis veel? Vaat elektrikut ei olnud ja maalvet ka ei olnud, aga krohvi oli. Krohvi oli. Ja siis selline uuenduslik tollel hetkel peale sõjajärguselt oli siis selline, ei olnud nagu meil on betoneerija, vaid oli tegelikult hoopis siis armeerija. Ja seda ei peetud selliseks betoonitöödeks, vaid rohkem siis tegeleti tellismüürituste tugevdamisega, metallvarrastega ja kõikide selliste vahelagede konstruktsioonide tegemisega, et armeerijad tegid siis valmis selle metallosa ja müürsepad siis valasid selle segu täis. Et sellist 4 eriala siis oli.